minuti tulemusena avaviljast üle ka läinud, on ta Eesti liiga kohta ebatavaliselt hiline mäng, 20:45 ja hakkamegi pihta. Elva paneb palli mängu. Kastis vaatame, mis välja mõtleb. Üks löök. Reno Mark senderduse peale välja, ei läheb ise võtma. Kas Vihmal, see on nüüd juba löögikoht, Vihma lööb ja pall kasti ja nüüd ei ole seal kedagi ja Kruusil jalad vastas ja tuleb üle. Taavi Kitsel, see mees, kes viimase puute teeb. Nüüd on Sartsil ruumi, Sarts kindlasti ei ole hetkel suluseisus ka ja nüüd tuleb ainult ära lahendada see olukord. Natuke terava nurga alla, aga paneb palli võrku. 40. minut ja Kristen Saarts viib Pärnu Vaprus 1-0 ette. On ta pool aega siin suluseisus passinud ja oodanud seda momenti. Aga kui see üks moment tuleb, siis jooksurammu Saartsil on ja lahendamisteravust ka head nina. Tõmbas küll natukene ehk terava nurga alla, aga sealt suudab ilusti vasaku jalaga Kuusi ülemäng. Ja nüüd Kuresoo võtab ette ja tõmmatakse maha seal särgist ja tundub, et penalti. Jah, Kuresoo oli kastis õige napilt paar sammu kasti teinud ja siin ei ole midagi teha, Georg Krahv võttis käest kinni. No päris serva peal seal oli, aga Tomson, Vainu. Tomson lööb ja veeretab alla nurka ära. Vainu läheb teisele poole ja seis on 1-1. Martin Tomson keskkaitse, aga samal ajal ka Elva parim väravakütt, selle hooaja 8. avamus juba. Tuleb neid penaltitest ja tuleb neid igat moodi. Aga kokkuvõttes ei olegi vahet, peaasi, et pall võrgus on. Pooleks veel ettegi minna, nüüd on endiselt pall Elval ja Vainule tuleb löök ja Vainu teeb superdõrje. Ei olnud Elval omakorda võimalus kiiresti tulla. Tim, pikk sööt ette Joandile, kas Joandi jõuab? Joandi jõuab selle pallini esimesena ja läheb kohe lööma ka ja valikut pall kasti. On Sarapuu juba õhuvõitluses ja kas nüüd tuleb kaugelt ka lööki? Tuleb ja Vihma läheb ise lööma. Seal mitu meest jäävad ette, lõpuks Veensalu uuesti. Veensalu proovib ka lüüa. Veel põrge ja löök tuleb ka, aga läheb mööda. Uue kasti. Kõva võitlus ja ikka on Elvamehed kõige kõrgemal, aga nüüd on Vihmal pall ees. Vihma lööb ja Vihma paneb palli võrku. 88. minut ja Pärnu Vaprus saab selle, mida nad on terve poole taga ajanud. Vihma läheb tribüüni ette, viskab kõhuli ja see on võidumaitseline muru, 2-1 Vapruse ette. Kaua otsiti seda väravat ja saame näha, kas Elval on siit midagi veel vastu panna, aga lõpuks kukub Vihmale pall ette. Või siiski ikkagi Vaprusel veel moment, siit löök ka Kruusile kätte, Kruus tõrjub, saab palli kätte, aga see tähendab kõigest seda, et Pärnu Vaprus on kodus 2-1 võidu võtnud, 3 lisapunkti tabelisse juurde, ärge kaugele minge proovida.